Saaremaa liiv on midagi muud. Kui kõik muud liivad üle terve Eesti. Kurat on siuke kuradi ellujäämiskursus ees. Liiv pole päris kõige parem sõber. Ei ole, samad elementi poolest võib-olla on lihtsam, aga samas see konkreetselt on pehme rada. Muidu on okei. Omas elemendis. Hobiklassis on väga kõva konkurents, ta on üllatavalt kõva, sest ega treeninguid ju eriti ju teha ei saa ja nüüd on niimoodi, et kui tulla välja, siis on siuke tunne, et vaata, et viimase koha peal ei taha ka jääda päris ja konkurents on ikka üllatavalt tugev. Kas siis teiste mandriga võrreldes, aga pinnas on kindlasti teistsugune, et ütleme, sellist ala Eestis teist ei ole, et on selline nagu oleks liiv, aga samas on hästi libe, et on päris omamoodi. Aga ei, see mõttes on kõik, see aasta nüüd Saaremaal võistlus käinud ja väga kihvt üritused kõik. Ega suurt midagi, kiire oli aukude peal. Sumps kukkus ära, nüüd on vaja külge saada ja teine sõit ootab ees. Esimene sõit läks hästi, tulin 3. ja... Tänane päev pole üldse eriti hästi läinud, kuigi kodurada, aga käsi hästi ei pea. Et sõidud on raske, liiv on raske, rada on aukus, aga loodame teises sõidus paremat. Konkurents on hea, põhimõtteliselt esimesed 3 meest on hästi kiired. Ja siis nendega on ikka pusinud, terve aastal on nendega koos pusinud, et siiamaani pole suutnud neil kõigil veel ära teha, aga loodan, et teine sõit nüüd juhtub see. Tänane päev tõusude mõõnadega, nii et esimene sõit panin üle mütsi kohe algul ikka korralikult, nii et midagi eriti arvu saanud. Lenks oli kõver ja kõik, sõit ühesõnaga. Peaks esimesed läks päris hästi, et oli 4. siin, et esiotsa on siin MM venad, et päris nendele aasta ei saanud, aga selle Andero kukkus päris napilt ees meil, et aga õnneks selle kullu vist juhtunud ja sain ma tulin just 4. täna ära ja see on mõttes päris rahul. Päev oli väga meeldejääv ja õnnestunud päev. Et kõik hakkas väikse purunemisega ja lõppes suure võiduga 9. koht oli täitsa arvastaja kohta väga hea saavutus. No muidugi on, äkki näeb Saare naise nabagi äkki. Lootust äkki on. Ikka on. Kurat, esimene ei olnud kõige parem, sealt tuli üks auk seal hüppe peal kohe üle Menksini. Aga no, läheb paremaks.
esimese starti, kui läksin, ma ennem selle peale mõelnud, aga siis vaatasin, et Karel Kutsar mu ees, tegelikult MX2 klassi selle aasta Eesti meister. Mina, MX1 klassi selle aasta Eesti meister, siis mu taga oli Heido Havam, kes on hetkel top 200 sarja liider. Ja siis tema taga oli siis Andero Luspo, kes siis oli siis nagu tänase sarja ehk siis sarja eelmise aasta võitja ja kas hetke liider ka või. Et sellest oli nagu pull, et vaadake, mis tegelikult jube kihti seltskonna saab kokku, kui otsida toetajaid ja teha lihtsalt võistlejatele see kohaletulek vastuvõetavaks ja natuke motivatsiooni anda ja kõik lahkuvad hea tujuga. Jah, hooaeg sai läbi, mõned krossid oli jäänud, top 200 ja Tanel Jõks sõbrad aga põhimõtteliselt oli läbi ja vägev. Kõik läks nii nagu pidi, võitsin tsikli, võitsin selle MXA ja normaalne, hästi.